Vanast testamendist leiab ühe väga huvitava loo. Arvatavasti umbes 640 aastat enne Kristust juhtus niimoodi, et ühest 8-aastasest Joosiast sai Juudamaa valitseja. Ja kui ta oli 16, siis ta hakkas Jumalat otsima. Ja see oli päris suur ime, sellepärast, et juba mitu põlve oli kummardatud ebajumalaid ja ühiskonnas ei olnud justkui Jumalale kohta. Ja siis see noor teismeline juht tegi üha rohkem samme ja ühel hetkel hakkas puhastama ebajumala teenistusest maad ja siis läks veel aastad edasi ja lõpuks vaata, et kogu rahvas parandas meelt. Imeline lugu. Ja kui sellele loole mõelda, siis Eestimaal on ka väga palju lootust. Ka meil ei ole juba põlvkondade viisi justkui kristlik usk au sees ja Jumalal ei ole sageli kohta, ei koolis, tööl, sõprade seas. Ometi leidub meiegi maal noori joosijaid. Sageli teismelisi juhte, kes tahavad midagi suurt ja olulist ära teha, sest nad on õppinud tundma Jumalat, Jeesust, evangeeliumi. Ja just selliste noorte joosjate pärast olemegi alustamas ühte väga huvitavat uut podcasti seeriat. Me tahame koguda nende joosjate lugusi, neid varustada, neid julgustada, mõnes mõttes tuua neid läbi aasta kokku. Tere tulemast oma podcasti. Tere Kadri. Tere Indrek. Kadri, tegelikult tänu sinule paljuski see uus asi siin algamas ongi. Ja täna tegelikult ei ole päris nagu esimene episood, täna on rohkem selline 0 episood, proloog. Et mis me siis täna saavutada tahame? Ja aitäh Indrek selle tunnustuse eest. Täna me tahame tegelikult natuke rääkida, miks me seda podcasti üldse teeme, mis on see taust, kus see tuleb. Ja juba avades seda natuke, siis mina sain eesõiguse juhtida Põlevat Pirni eelmisel aastal, mis on Põlev Pirn, see on üks noortejuhtide konverents, mis meil iga aasta toimub, kus kristlased, noored juhid kogunevad, saavad kokku, saavad omavahel koos olla, jagada lugusid ja me iga aasta jagame mingil konkreetsel teemal ja tahame neid üles ehitada, tahame neid varustada. Ja juhtides seda konverentsi, siis tegelikult see igatsus minu sees kasvas, et see võiks olla midagi, mida need noored juhid aasta ringi tunnevad. Et nad on nähtud, et nad ei ole üksinda selles, mida nad teevad. Ja üks selle podcasti eesmärki ongi tuua neid erinevaid juhte kokku läbi selle platvormi ja me tahame, et nad saaksid kuulda erinevaid lugusid, saaksid inspireeritud nende lugude läbi ja tunnistuste läbi. Aga tahame seda ka, et päriselt neid varustada mingite praktiliste teemadega ja tööriistadega, mida nad saavad oma teenimistöös kasutada. Just. Ja tegelikult me siis täna tahamegi natukene laiendada, et mida võib sellelt, ütleme siis saatesarjalt oodata, kust neid teemasid veel tuleb ja natuke räägime oma lugusid ka, aga võib-olla mainime veel siis selle ka ära, et see on Koma podcast, kes vaatab videost, siis sa näed, et seina peal on Koma silt. See on siis sellepärast, et noorteühendus Koma on üks missioonimeeskond, kes siis korraldab ka näiteks Põleva Pirni konverentsi ja tegeleb paljude Eesti koguduste noorte töödega, on partnerluses. Nüüd on vist need mõisted lahti räägitud, Koma ja Põlev Pirn ja Koma podcast. Ja miks meie siin oleme on see, et me mõlemad töötame Komas. Jah, isegi rohkem kui töötame. Ja. Me oleme kutsutud vist olema selles missioonimeeskonnas. Nii on. Jumala poolt. Aga räägime äkki natukene endist ka. Räägi endast kõigepealt. Meie lood on teed natuke seotud kah ja noorte tööl on meie elus päris suur osa olnud ja on siiamaani. Ja, nii on. Ma jagan paar sükest fun asja, siis ma tahaks, et sinult ka kuulda. Okei, alustame funniga. Üks selline huvitav fakt, mis minu kohta käib ja mis kaardi ma saan alati lauale käia on see, et ma tegelikult olen sündinud Austraalias ja mitte üldse Eestis. Seda on päris raske üle trumbata.
ja huvitav on muuseas see, et isegi inimesed, kellega ma olen pikalt tuttav olnud või isegi sõber olnud, siis vahel kuidagi tuleb see ometi välja meie suhtes hoopis hiljem ja siis on ikka neid karp lahti momente olnud, kus keegi üllatub. Kas sul on siis Austraalia pass ka? Kehtivat passi nüüd vist küll ei ole, aga on minu beebipildiga küll pass olemas, mis on Austraalias välja antud. No, Ütle ka midagi ootamatut enda kohta, Indrek. See on nii ootamatu küsimus, et ma ei tea, kas mul on midagi ootamatut öelda. Aga ma toon ühe huvitav asja välja, mis on meil ühine. Meie mõlema eesnimi on isegi pikem kui lihtsalt Kadri või Indrek. Minu eesnimi on Indrek sidekriips Eliel ja sinul on? Kadri Kriipstel. Kadri Kriips Kristel. Kadri Kriips Kristel. 3. Kadri Kristel on minu nimi. Ja meid mõlemad tegelikult kutsutakse igast erinevat moodi. See on vist see õnnistus ja samal ajal ka nagu negatiivne osa ka sellest, et kui sul on 2 nime, siis samas see on ju põnev. Saab igate moodi kutsuda. Kas keegi kutsub sind ainult Elieliks ka? Jah. Mul on täitsa niimoodi, et oleneb siis inimeste grupist. Kindlasti rohkem perekondsed ütlevad Eliel. Ja näiteks alg- ja põhikoolis kutsuti mind Eliel ja selle nime kirjapilt on tegelikult lihtsam kui kõlab, see on lihtsalt E-L-I-E-L, aga no jõulupakkidel ja ma ei tea, kus iganes oli ikka selliseid leiutisi seal, et see oli väga huvitav. Ma just mõtlesin, et kas see on süke nimi ka, mida mõned niimoodi veerivad kokku ja ütlevad mingi väga huvitava tulemi sealt välja. Jah, on. On olnud. Aga näiteks ma olen nimeks pand, kui ma näiteks käin dokumente, mis iganes uuendamas, siis ametnikud sageli ütlevad väga sujuvalt. Indrek Eliel Tambek. Võt nii. Minulgi, kui ma käisin põhikoolis, siis üks minu õpetajaid ütles, et kui tema pidi kuskil aktusel minu nime välja ütlema, et siis ta pikalt harjutas seda. Nimelt mul oli veel, ma olen täna abielus, nii et mul täna on 3 nime kokku, aga enne kui ma abiellusin, siis mul oli lausa 4 nime, nii et siis ta harjutas minu nime enne peegli ees, kui ta pidi seda ütlema. Ja, Kadri Kristel Palm-Peipmann olid kunagi. Nii on. Mis hobid sul on? Mis sa õppinud oled? Ma olen õppinud midagi, mis mind huvitab ka ja mida ma võin täna oma hobiks osaliselt öelda, aga ma olen õppinud tegelikult toidutehnoloogiat ja tootearendust. Ma olen toitumisnõustamist õppinud. Ja ise pakkusid mulle kummikomme enne saadet. Jah, pakkusin. Nii on. Aga nüüd siit tuleb see nagu brand ka, et üks mu hobisid on tegelikult küpsetamine. Nii et aga saab nagu igatepidi küpsetada, saab küpsetada tervislikult ja mitte nii tervislikult, aga igatahes toit on olnud üks asi, mis mind on huvitanud palju elus. Aga hobide poolest veel täna, kui ma olen, mul hetkel on 1 laps, 1 on veel küpsemisel, aga siis mõeldes, et mis mu hobid on, siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult väikse lapse emana ei ole nii palju aega nendeks hobideks, kui võib-olla tahaks. Aga tore oli enda jaoks mõelda, et oota, mis on need asjad, mida ma tegelikult naudin? Et ma naudin ka maalimist vesivärvidega, heegeldamist. Nii et mingid käsitöö asjad ja tundub, et süke kunstlik külg on mul olemas. Ja muusika ka tegelikult mulle meeldib laulda. Ma tean, et see on ka üks asi, mis meid ühendab. Sest ka sind muusika huvitab, Indrek. Jaa, ma just tahtsin küsida, et kas sa mõtlesid laulmist, siis sa eksiksid. Aga siis ma eksiksin, mulle meeldib laulda, aga jaa. Räägi, mis on sinu hobid? Mina olen terve elu olnud selline, et ma olen alati tundnud, et ma võin kõigest huvituda. Et kui ma olin laps, siis mul oli väga erinevad faasid. Ma võisin olla täiesti sillas nagu, ma ei tea, joonistamisest, kindlasti mu vanemad olid kunstnikud. Samas päris see suundi jäänud, siis mulle meeldis väga laulda, ma olin kooris, aga siis mul murdus hääl ja peale seda see laulmine ei ole enam nii ilus olnud. Siis läks katki hääli. Ta läks veits katki. Ja
ma avastasin võib-olla üldse oma perekondsete seas spordi esimesena. Aga samal ajal näiteks ma klimmerdasin alati vanaema kodus klaverit ja ma hakkasin klaverit mingi aeg õppima. Nii et minu jaoks on nagu sport ja muusika alati koos käinud. Ma ei ole kunagi kumbagi teinud väga kõrgel mingil tasemel, et läinudki kõrgharidust näiteks või niimoodi omandama. Aga nad on alati mu elus olnud väga tähtsal kohal, need täidavad mind palju. Et täna mulle meeldib väga discgolfi mängida ja jalgpalli olen terve elu teinud. Aga ma olen alati ka olnud kas koguduste ülistuskoosseisudes või mul on olnud kunagi endalgi mingid bändid ja värgid, nii et see kõik on olnud oluline. Aga mis iganes, mulle meeldib ajalugu, mulle meeldib rääkida esimesest ja teisest maailmasõjast ja nii edasi. Kirju inimene. No, kõige paremas mõttes. No ja särgil on tegelikult umbes 4 tooni. Võib-olla olen isegi kirjum kui see särk, ei tea. Aga Indrek, tegelikult sa mainisid discgolfi ja mul on hea täna kindel tunne siin see, et see ei ole sinu esimene podcast, mida sa teed. Sa tabasid mind ootamatult. Mis sa teada tahad? Räägi, mis on sinu podcasti varasem kogemus? Kas mõnele võib su hääl kuskilt tuttav olla? Mõnele võib ja mõni ajab mu venna häälega mu hääle sassi siiamaani. Mu vend ei ole must väga palju erinev vanuselt ja telefonis me oleme väga sarnased. See selleks. Ma õppisin ülikoolis audiovisuaalset meediat ja mulle just see raadio ja hääle pool hakkas nagu üha rohkem meeldima. Ja mu esimene häälega töö oli Pimedate ühingu raamatukogu. Ma lugesin seal raamatuid ja ajakirju sisse pimedatele inimestele või vaegnägijatele. See tuleb mulle üllatusena. Vot nii. Seal ma olin. Ja hiljem elus olid veel mingid asjad. Ma olin näiteks Pereraadios vahepeal hommikuprogrammides ja siis, kui see discgolf asi, millele sa vist kõige rohkem tahtsid nagu vihjata, kui ma selle avastasin kunagi COVID ajal, siis ma alustasin discgolfi podcasti Eestis. Tegime selliseid live salvestusega saateid. Et see oligi minu esimene suurem kogemus võib-olla sellise formaadiga nagu umbes meil siin. Mulle meeldib vestlusi juhatada tegelikult. Jah, mulle üldse meeldib vestelda. Tore, et sa siin oled. Aga kas me räägime siis oma lugusid äkki natukene lahti rohkem? Räägime. Ja teemegi nii, et me räägime oma lugusid ja me lõpetame selle episoodi ka sellise praktilise infoga. Et mis siis edasi saab? Keda, mida oodata on, millal, kui tihti, kuidas ühendus saab. Just nii. Mis siis sinu lugu ikkagi on? Sündisid Austraalias ja siis? Nii on. Ma sündisin kristlikusse perre. Mu tegelikult taust on täiesti Eesti taust, nii et mu juured on kõik siit pärit. Mu ema on eestlane ja mu isa samamoodi, nii et kuigi ka Austraalias sündinud, aga juured toovad kõik tagasi Eestisse. Ja kui ma olin 3, siis me kolisime tagasi Eestisse. Minu jaoks siis esimest korda, minu vanemate jaoks. Sa ei mäleta Austraalia aastaid? Tead, nii palju kui sellest väiksest episoodist lapsepõlves on mingid killukesed meeles, mingid täitsa lambised kaadrid, aga niimoodi laiemalt, et ma võiks rääkida seda mitte. Okay. Aga jah, just minu vanemad olid kristlased ja tegelikult mitu põlve mu mõlema vanema poolt. Nii et ma tunnen, et mul on üks suur pärand tegelikult usu näol. Aga see on suur kingitus, aga samas ma arvan, et igaühe jaoks see mingi hetk peab saama rohkem nagu isiklikuks ja minu jaoks see toimus ikkagi kuskil teismeas. Ilmselt tegin oma esimese päästepalve kuskil juba 5-aastaselt, aga päriselt see asi sai minu jaoks nagu mõistetavaks, kui ma olin teismeline ja läbi noortetöö, tulles selle juurde tagasi. Kui ma siis olin 12, siis ma hakkasin oma esimesi noortekaid külastama. Kus sa käisid noortekatel? Ma käisin Nõmme baptisti koguduses. Nõmme baptisti koguduses? Jaa. Indrek, sina olid ka seal. Jaa. Sa vist mäletad mind? Mäletan. Ja tõepoolest Indrek oli minu noortejuht sellel ajal.
ja kui ma siis noortekal käima hakkasin, siis just sealt sai tegelikult minu siuke isiklik usuelu, ma ütleks alguse. Et ma mäletan siiamaani ühte võib-olla esimest noorteõhtut, kuhu sa tulid. Tõesti, jah. Ma mäletan väga selgelt, mis mu seljas oli ja kuidas ma välja nägin. Kas sul oli kübar peas? Ei olnud. Siis see oli veidi hiljem. See oli hiljem. Ja ärme tagasi lähe sinna, mis stiil sellel ajal oli, eks? Minu puhul kindlasti mitte. Olgu. 12-aastaselt tulid meile sinna noortekatele. Jaa, just nii oli. Ja tegelikult üsna varsti ma sain kaasatud juba teenimisse. Ma märkasingi, või tähendab, Indrek märkas mind ja see on üks sinu ande, et ma ütleks, et näha noortes potentsiaali, mida nad tegelikult ise ei näe või ei tea. Ja Indrek, üsna varsti sa kutsusid mind ülistust tegema. Ma olen suga koos laulnud. Kahjuks küll siis. Ma mäletan, et sina laulsid ka ja mina laulsin ka oma sellel hetkel veel üsna ara ja tagasihoidliku häälega. Saime koos ülistust teha. Ma sain varsti mingeid väikegruppe juhtida ja nendega tegeleda. Ühesõnaga ma panin su korralikult ikkagi rakkesse kohe. Jaa, aga ma ei mäleta, et see oleks midagi negatiivset. See oli pigem nagu, kus tõesti mina? Aha, no seda on hea kuulda. See igatahes, see oli pigem suur eesõigus. Ja selle läbi ma väga palju kasvasin. Ja lisaks sinul oli veel üks minule siiani lähedane sõbranna, kes minusse hakkas panustama, aitas mul isiklikult kasvada Jumalas. Nii et sealt sai kõik alguse minu jaoks. Ma siis räägin vahepeal selle Nõmme asja ära. Räägi kuidas ära. mina sinna sattusin noorteühiks. Räägi, aga äkki alustad kaugemalt? Jaa, isegi kaugemalt õigus. Sündisin Pelgulinna haiglas. See ei ole siit, kus me salvestame väga kaugel. Tõesti ei ole. Jah. Mitte kristliku perre, kuigi minu emapoolne vanaema oli küll Luteri kirikus käia. Ja temas ikkagi oli midagi väga erilist ja ilusat. Ja ma arvan, et tema külvaski seemne kuidagi meie perekonnaliini. Ja kui ma olin umbes selline 4-5, siis minu ema tuli Balti keti ja selliste sündmuste ajal usule. Ja naturaalselt mina ja mu vend käisime temaga kaasas siis sealt edasi laste töövärkidel pühapäevakoolid laagrid. See oli üks väike kogudus Eestis. Tänapäeva Eelim on tema nimi, siis oli teine nimi. Ja ma olin nagu alati mõnes mõttes mingis kristlikus keskkonnas, aga ma päris oma otsuse tegin 17-aastaselt, kui ma olin juba nii palju rajusi teismelisi aastaid näinud ja võidelnud enda siis igasugu võitlemisi Jumala vastu ja teiste ja iseenda vastu, siis ma lõpuks sain aru, et ikkagi kõik need asjad, mis ma olen kuulnud, aga ka näinud ja kuidagi tundes ka Jumala kutset, siis ma 17-aastaselt pühendasin oma elu Jumalale. Tegelikult seal oli ka väike perekonna traagika taustal, et mu isa oli jäänud siis väga haigeks ja ma pidingi tegelema ka leinaga juba mõne aja pärast. Nii et kõik see kujundas mind noore mehena. Aga jaa, minu jaoks see tõde sai nii eriliseks ilusaks, et ma tahtsin kohe nagu ka olla noortejuht, teha midagi ära, noor juht olla. Ma ei teadnud, et ma tahan noortegruppi juhtida. Aga see igatsus kasvas naturaalselt minust välja ja ma olin siis tänapäeval või praegu on selle koguduse nimi Toompea kogudus, siis ta oli lihtsalt vist EKNK Tallinn. Ma olin seal nagu kujunenud päris palju, aga siis ma olin saanud tuttavaks ja paljude noortega Nõmme baptisti kogudusest, nii et siis minust 4 pihilasest sai baptist, võiks öelda naljatlemisi. Ma ei tea, minust lihtsalt sai juht. Ma tundsin kutset ja läksin Nõmme kogudusse, see oli vist 2005. Ja ma ei teadnud, mis ma seal täpselt teen, aga ma teadsin, miks me seda teeme. Ja siis hakkas see noortetöö ajastu minu elus pihta. Ja ma olin seal lõpuks päris pikalt. Minu meelest kas tuli 12 aastat. Midagi sellist. Ilus number. Selle aja sees siis meie ka tutvusime. Jaa, nii on. Ja nüüd kuidas siis sul edasi läks? Et
nagu sa enne mainisid, ühel hetkel sinust sai missionär, siis sa oled Põleva Perni noortejuhtide konverentsi juba juhtid, nüüd oled selle podcasti taga. Miks see siiamaani su südames on, mis võib-olla teismelisena oli loomulik, et lähed noortekale, kui oled kristlaste peres üles kasvanud? Jaa, tegelikult just noortetöö andis mulle selle nii isikliku suhte aluse Jeesusega kui ka igatsuse teenida, sest sealt kuidagi sai see nii loomulikuks, et teenida kaasa koguduses, teenida kaasa noorte seas. Ja meil koguduses tekkis üks väike auk, kus meil ei olnud üldse noortetööd mingi aeg. Ja siis tuli üks neiu tagasi, kes alustas, korjas kokku mingis mõttes noored, kes olid pühapäevakoolist välja kasvanud. Ja tema tegi 1 aasta, ta jõudis teha seda tööd kuni ja siis elu viis teda üldse Eestist ära, kui ma õigesti mäletan. Ja siis mina olin selles kohas, et ma olin ka võib-olla enne tundnud natukene, et huvitav, kas peaks ise midagi edasi tegema või mitte, aga samas ma ei tundnud konkreetselt, et oleks seda kutset sellel hetkel. Aga võt sellel momendil, kus ta oli mind ja minu abikaasat Sveni ka kaasanud sinna noortetöösse see 1 aasta, mis ta seda juhtis. Ja ma tundsin kuidagi, et see on nii habras, et need noored on just saanud nagu omavahel kuidagi sõbraks kokku kasvanud. Neil on võib-olla tekkinud mingi selline kindlus sellest rutiinist ja kooskäimisest ja mingi alus, mingi tugevam alus oma suhtele ka ise Jeesusega. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma siis nüüd ei võta seda üle ja lasen sellel uuesti nagu laiali minna. Nad on sellises vanuses täpselt, nad olid kõik mingi süke 12–14 vanuses, suured väljakutsed ja asjad seisavad ees, valikud, milliseid sõpru ma nüüd omal koolis hakkan kujundama. Sa nagu nägid seda vajadust ka? Ja mu süda nagu murdus selle olukorrale, et nad lihtsalt ei saa jätta seda gruppi kuidagi üksinda. Ja siis ma palvetasin selle pärast ja Jumal kinnitas seda kutset ja siis ma hakkasin juhtima noorte tööd oma koguduses ja see oli 2019 aasta. Ja see oli põnev aeg selles mõttes, et üsna varsti pärast seda, kui ma noorte töö juhtimise üle võtsin, tuli COVID aeg. See sõber, kes meile kõigile koputas ja tuli külla. Just nii. Ja kõik muutus drastiliselt. Jah, noorte gruppi teha on päris raske, kui on piirangud ja asjad peal. Igatahes pidi väga-väga loovalt asjale lähenema ja samas olidki sellised haprad noored teismelised, kes ka võib-olla olid tugevalt emotsionaalselt, eks ole, puudutatud sellest kõigest ja täpselt see vanus, kus on suurimaks vajaduseks olla sõpradega koos, olla grupis teistega, siis see võimalus lihtsalt kadus ära. Aga see oli selles mõttes, ma tunnen ikkagi tagantjärgi vaadates, see oli äge aeg tegelikult juhtida noorte tööd, sest see nagu pani otsima Jumalat, et okei, mis on nüüd oluline, mida me saame neile anda, kuidas me saame neid toetada. Ja kas Jumal kasutas sind, et kasvatada neid noori rohkem või kasvatas ta sind rohkem läbi selle? See on hea küsimus. Ma näen, et ta igatahes kasvatas mind väga-väga palju selle aja jooksul. Ja tegelikult oligi minu jaoks olles ka noortejuht ja samas see oli ka raske aeg ka, siis ma tegelikult leidsin ise palju sellist tuge erinevatest kohtadest, aga üks nendeks kohtadeks oli Koma tegelikult ja mul oli mentor, oli Komast pärit. Ma ei mäletagi täpselt, kes siis mind nii-öelda välja pakkus, aga see oligi vist 2020 suvi, kui Koma tegi ühe eriprojekti suvel, et laagreid Eesti ei saanud üldse korraldada äkki. Me saime mõned saime ikkagi teha. Mõned saite. Aga siis te tegite mingeid eriprojekte, kogusite kokku mõned üksikud tüdrukud ja üksikud poisid, tegite mingi väljasõidu. See oli vist noorte Timoteuste projekt äkki või midagi sellist. Võib-olla.
ja igatahes ma mäletan, et seal oli, et mina sain ka kutse sinna. Ma isegi praegu, see vist oli Vahuri naine Liisa, kes mind kutsus. Ja siis seal mul tekkis võimalus jagada oma vajadusi ka noortejuhina ja selle läbi ma tegelikult tekkis selline suhe Komaga, et mul tekkis mentor Komast. Lisaks Koma käis meie noorte töötiimi treenimas. Korra segan vahele. Sega. See on võib-olla hea koht, kus mainida, et sellest, mis missioni meeskond see Koma ikkagi täpsemalt on. Et sellest me räägimegi oma esimeses ametlikus episoodis rohkem. Noorteühendus Koma juhataja, siis seesama Vahur, keda sa ka mainisid, tuleb ka külla. Nii on. Veits spoilisin ära juba, lõpus veel. Aga läheme sinna tagasi. Ühesõnaga see Koma hakkas sind kui noortejuhti ja Nõmme noortetööd kuidagi siis aitama. Tegelikult midagi, mida nad tegid ka omal ajal, kui mina veel olin Nõmme noortejuht. Ja, just. See kordus. Nii minu esimene kokkupuude Komaga tegelikult oligi siis, kui sina tulid Komasse tööle, siis said veel noortejuht. Kui sa said oma missioni kutsumuse ja sealt tekkis minu kontakt ja sealt edasi minnes ma võtsin osa Koma suvepraktikast aastal 2021 suvi. See oli väga huvitav moment, sest see suvepraktika lihtsalt kuidagi hüppas mu ellu ühe kuulutuse läbi ja ma mäletan, sina olid tegelikult sellel hetkel suvepraktikantide juht ja kui ma helistasin sulle, et küsida rohkem küsimusi suvepraktika kohta, siis ma mäletan väga hästi täpselt, kus ma olin, ma istusin autos, ma helistasin sulle ja siis su esimene küsimus oli, oota, Kadri, kas sa küsid seda enda või kellegi teise jaoks? Kas sa mäletad seda? Nüüd tuleb meelde, jah. Ma olin veidi segaduses. Ja siis ma ütlesin, et ma tegelikult küsin enda jaoks seda. Ja nii oli, et ma võtsin lõpuks sellest suvepraktikast osa. See oli ootamatu, sest et sa olid juba abiellunud. Nii on. Ja sageli praktikandid on pigem vallalised. Ja ma olen vist siiani ainus Eesti praktikant, kes on olnud abielus. Jah, minu teada küll. No võt, süüke tiitel veel. Aga see suvi oli minu jaoks väga elumuutev tegelikult, sest ma tundsingi juba sellist tugevat põlemist noortetöö järele, olles ise seda juhtinud, käed mullas olnud. Siis... Ja Koma suvepraktika on siis see, et sa saad 2 kuud intensiivselt jagada evangeeliumi, teha jüngreid, aidata kogudustel, teha laagreid, kus jagatakse evangeeliumi. Just. Näeme elusi muutumas ja see 2 kuud said sinna poolele, et see mõjutas sind. See mõjutas mind väga palju. See jällegi kasvatas mind väga palju, et ma usun, et Jumal sai mind kasutada, aga ma tunnen veel enam seda, et ta sai mind väga palju kasvatada selle läbi. Ja ma mäletan ka jagades veel ühe sükse väikse loo, siis mäletan, kui see praktika hakkas läbi saama ja me olime oma grupiga me olime rentinud siis ühe koha, kus meil oligi selline suve kokkuvõttav aeg ühiselt. Täitsime seal ühte sellist küsimustikku, mis lihtsalt vaatas tagasi suvele ja analüüsisime, et mis siis Jumal meie eludes on teinud. Mäletan, et istusin seal rõdul seal soojal suvepäeval, täitsin seda küsimustikku ja mind tabas nagu välk selgest taevast see kõige viimane küsimus, mis seal küsimustikus oli. Ja see oli see, et kas sa tunned, et Jumal kutsub sind täisaega missioonitööd tegema? Nätaki. Ja ma ei olnud üldse selleks valmis selles mõttes, et ma ei olnud kordagi mõelnud, et ma lähen sinna suvepraktikale eesmärgiga nagu nii-öelda klassikalise praktika eesmärgiga, et proovida mingit tööd teha ja näha, et kas saaks midagi, mis ma tahaks teha. Ega missionitööga päris ei ole niimoodi, et kas ma ise tahan või ei taha, vaid see on midagi suuremat, see kutsumus. Aga sellel hetkel tõesti see küsimus tabas mind ja ma sain aru, et tegelikult Jumal kutsub tegema täisaega missionitööd. Jah, nii et sealt see edasi läks. Täna ma olen siin, töötan Komas ja tunnen, et olen kutsutud tegema Jumala riigi tööd. Jah, koondama noori juhte, varustama noori juhte, treenima neid, täitma Kristuse missioni kesku.
kas sa tead, kus missiooni käsk käib? see nüüd ka tabad mind hea küsimusega. Jah, no seal on mitu versiooni, aga sellest räägime ilmselt järgmises episoodis rohkem, aga me tahamegi siis näha, et koguduste noored juhid teevad jüngreid, kes teevad jüngreid. Ja et nad teaksid, et Jeesusel on kogu meelevald ja nüüd nad siis saavadki minna ja teha jüngriteks. Õpetades, pidama kõike ja ristides ja kõik see. Just nii. Lahe lugu, väga lahe lugu. Ja muidugi ma ise nagu olles sinu endine noortejuht ja nii pikalt seda kõike kõrvalt näinud, vist umbes 15 aastat, seda on nagu üliäge olnud nagu olla selle tunnistajaks. Et noore siis mitte Joosja, vaid Joosjatari lugu või? Joosjatar. Jaa, võib-olla tõesti. Meil tehnikamees Fred vaatas kohe, mis ma nüüd ütlesin. Aga jah. Ja ma saan julgelt öelda, et mina ei oleks täna, ma arvan isegi mitte siin, kui ei oleks Indrek osa olnud minu elust, nii et see on midagi väga erilist. Kuskil on piiblis see salm, et sõbra sõnad on nagu mesi või midagi sellist. See kõlas niimoodi praegu. Kärjemesi. No mul on jah, kärjemesi, just. Kärjemesi on eriti hea. Ja ma hästi ruttu reflekteerin siis seda oma osa ja siis võib-olla tõmbame tänast proloogi kokku. Aga ma olingi Nõmmel pikalt noortejuht ja tegelikult, nagu ma enne mainisin, õppisin ülikoolis audiovisuaalset meediat ja üritasin sellist videotööd teha ja kõike sellist muud. Aga mul kogu aeg nagu põles see igatsus, kui saaks teeks täisaega noortetööd. Mulle nii meeldivad noored ja noored inimesed ja kõik see. Aga see igatsus tükk aega ei saanud täidetud. Aga ühel hetkel siis samamoodi noorteühendus oma erinevad inimesed, kes siit ka loodetavasti siit sarjast käivad läbi kõik ilusti. Aga eriti näiteks Kuldar Kaljuste, Märt Saar, nad kaasasid mind mingitele üritustele või mingitesse nende rütmidesse, kus ma nägin, nad teevad missioonitööd täisajaga. Lahe. Ja siis tegelikult mul oli veel igasugust rabelungi jumalaga, enne kui ma jõudsin sinna, et ma tahan täisajaga teenida. Tegelikult on üks konkreetne lugu. Neil oli tegelikult vajadus, et keegi aitaks just poistega teha tööd läbi jalgpalli. Ja ma olen kogu aeg selline hobijalgpallur olnud. Ja üks öö ma läksin jalutama, palvetama, et jumal, mis sa tahad nüüd mu eluga teha? Ma olin just Forrest Gumpi vaadanud. Ma olin väga emotsionaalne ja inspireeritud. Ma ütlesin jumalale, et nii nagu seal filmis ka, muudkui jooksis ja jooksis. Ma tundsin ka, et ma olen ka juba päris palju jooksnud ja tahan veel joosta. Aga kuidas ma täpselt siis nüüd jooksma pean? Et mul on mingid igatsused. Ja siis ma kõndisin mööda Kalevi jalgpalliklubi Kunstmuru staadionilt keset ööd, august oli. Ja kui ma läksin sinna jalkaväljaku lähedale, siis läks üks suur prožektor põlema automaatselt. See oli see Varga režiim vist või Intruder. Aga ta lõi nagu väljaku korraks nagu valgeks. Ja ma sain kohe aru, et see on Jumala kutse, kinnitus. Et ta tahab tuua evangeeliumi nendele poistele läbi jalgpalli ja ma kutsun sind. Väga lahe. Mul oli selline ootamatu nagu öine nagu kogemus Jumalaga. Järgmine hommik ma helistasin kohe erinevatele inimestele ja siis saigi minust täisajaga missionär juba mõni kuu hiljem. Mis aasta see oli? Ma arvan, see oli 2013. Jah, nii ta oli. Ja on olnud rõõm olla just selles väga erilises kutsumises. See on tõeline eesõigus. Nii 2013, see tähendab siis, et oled olnud üle 10 aasta missionitööl. Jah, loodetavasti rohkem, sest et missionitööd ei defineeri ainult siis täisajaga töö, eks ole. Absoluutselt. Ma tean, et sa ei mõelnud seda. Aga mina ikka kohe kipun täpsustama. Jah, see on hea. Ma arvan, missionitöö meil mõlemal on südamest teismelise aastates peale, nagu kuningas Joosjal. Jah. Aga Indrek, kas sa oled nõus ka natukene siis spoilima veel meile, mis võiksid olla need edaspidised teemad, mida me hakkame käsitlema? Millest olla põnevil? Just, pööran pea korra paremale ja natuke spikerdan, aga meie oleme siis tõesti
sinuga koos mõelnud, et milliseid inimesi või milliseid teemasid me tahaks käsitleda nii, et see oleks võimalikult palju kirjum, kui nagu sa enne ütlesid, minu särk. või su iseloom. Jah, on palju kirjumaid inimesi ja iseloome ja lugusi. Ja me proovime siis nende episoodide jooksul, mis nüüd siit edasi tulevad, käsitleda näiteks seda, et mõnikord me tahame rääkida milleskist väga praktilisest, et lihtsalt kuidas teha, ma ei tea, seda või toda näiteks. Kuidas sa korraldad, kuidas sa nagu midagi ellu viid või mis on oluline või kus sa leiad ressursid. Aga teisest küljest me tahame, et oleks ka siuke teoreetiline pool, kus on siis rohkem põhimõtted, printsiibid, võib-olla teoloogia, millele toetuda. Sellised asjad. Kas sina oled rohkem teoreetiline inimene või rakenduslik inimene? Tead, ma arvan, et ma mõlemat. Ma naudin mõlemat. Naudin sellist süva teoloogilist teemat või läbi mõelda ja põhjendada enda jaoks mingid asjad, aga samas see peab alati ka kuidagi praktiliselt minu jaoks ikkagi lõppema, et miks ma seda teen või miks ma seda uurin, nii et just nii. Ma arvan, et mõlemat on vaja tasakaalu. Ma nõustun. Võib-olla oled mult õppinud. Võib-olla tõesti. Me kindlasti tahame tuua siia juhte, kes on Eestimaa erinevatest paikadest. Ehk siis suurematest linnadest, väiksematest küladest kas või. Ja võib-olla isegi mitte Eestist. Võib-olla mitte Eestist, vaatame. Ainult Hiiumaalt ei too. Selline oli. Sul on sellega mingi kala? Ei ole. Hiiumaa on tegelikult mulle väga südamelähedane. Aga inimestele meeldib Hiiumaale norida sageli. Saaremaale ka vist, ei või? Ei, no kes Saaremaale meeldib kõigile minna. Eesti ja siis Eesti juhid, aga ka läbi erinevate aegade. Meie sinuga oleme juba erineva põlvkonna esindajad, aga tegelikult on praegu noori juhte, kes on võib-olla, ma ei tea, nagu nii crazy kui see ka ole, kuningas Joosea, et võib-olla napilt nagu alles lapse ohtu, aga juba nagu tahab midagi ära teha. Et see on nii põnev. Nii et me üritame tuua siia väga erinevas kohas olevaid juhte. Kas nad on olnud noortejuhid või nad on kasvamas või kuidagi nagu vaadata ka seda vanuse telge. Just nii. Me just enne siin veel ettevalmistusi tehes Indrek sinuga korraks puudutasime seda, et mina oma noortejuhi olemise ajal sain COVID-i aegu tunda. Sina väitsid, et siis kui sina olid noortejuht, siis üritasite teha justkui täpselt nii nagu Ameerikas noortetööd. See ei tõesti, jah. Nii et igal ajal mingis mõttes on omad nagu väljakutsed või omad mõjutajad olnud, eks ole? Jah, mina käisin ise noortegrupis EKNK-s siis, kus oli tõesti siuke Kanada ja siuke Ameerika vaibi palju, skeidikultuuri ja siukseid riideid. Ja ma üritasin nagu sama asja tuua Nõmmele üle kuidagi. Nagu seda olemist üldse ei õnnestunud. Sain ruttu aru, et iga koht on erinev. Et see vibe on erinev, aga sõna vibe ei olnud siis veel olemas. Või no oli, aga me ei kasutanud. Ma mäletan, et ma isegi leidsin ühe raamatu tollast ajast, ühe ingliskeelse raamatu, mis ka õpetas, kuidas teha noortetööd täpselt nii nagu USAs. Ja lugedes seda nüüd, siis ma juba mõistsin, et see nüüd tegelikult väga meile siia Eesti konteksti niimoodi päris ei sobi. Jaa, meil oli üks raamat seal, mille järgi me see oranž raamat, eks ole? Jaa, raamat on hea, aga jah, et ajad kogu aeg muutuvad. Just nii. Me tahame kindlasti selliseid episoode, kus on rohkem võib-olla lood, tunnistused, aga ka selliseid, kus on võib-olla rohkem sõnakesksus. Ja me kindlasti käsitleme siin ka tõesti noortenduskoma erinevaid tegutsemisviise. Mõned võib-olla vahel jääb lihtsalt mulje, et koma on rohkem nagu suvelaagrid. Aga tegelikult seal on palju pooli, sa mainisid suvepraktikat, me oleme rääkinud põlevast pirnist, me oleme rääkinud regulaarsest noorte tööst ja tegelikult me oleme kutsutud kõige sellega kaasas olema ja varustama. Nii et me tahame neid värve ka avada, mida võib-olla noortenduskoma on kutsutud maalima vesivärvidega. Loodetavasti. Võib-olla. Ja muidugi me tahamegi näha ka neid teisi Eestis toimivaid organisatsioone ja projekte, et laiemat Jumala liikumist. Just, et me usume, et Jumal on tegutsemas väga laialt ja väga erinevatel viisidel Eestis, nii et me tahame ka sisse tuua inimesi teistest, võib-olla tõesti organisatsioonidest või
tegutsemisviisidest, nii et loodame, et see saab olema siuke heas mõttes kirju podcast. See kujuneb aja jooksul. Meil on võib-olla mõned esimesed episoodid paigas. Kas see on nüüd see spoilimise koht? Ma arvan, et see on spoilimise koht. See on spoilimise koht. Me teeme seda podcasti niimoodi, et ta võiks olla huvitav kuulata kas või aastaid hiljem. Aga samal ajal me võib-olla kõik episoodid kasvavad välja sellest, mis praegusel hetkel, kui me seda salvestame, on olulised. Ja näiteks see episood tuleb välja siin Põlev Pirn 2025 aegu ja siis esimene episood peale seda. Ja esimeses episoodis siis tegelikult ongi Vahur Kobin, noorteühenduskoma kuningasliider, juht, meeskonna juht, kes räägib rohkem noorteühenduskomast, mis ta ikkagi on ja toob ka enda loo välja, tal on väga huvitav lugu. Vahuril on tõsiselt äge pöördumise ja kõige lugu. Ma olen põnevin seda detailselt kuulata, sest ma arvan, ma isegi ei ole seda detailideni kuulnud. Siis kui sa oma selle noortetöö projektiga tegeled, mis sul praegu käsil on? Võib-olla lastetöö. Lastetöö projektiga. Täpsem. Siis sa saad kuulata, sul on aega. Just nii. Või siis ei ole. Või siis ei ole üldse. Igal juhul. Ja Vahuri kõrvale tuleb Joel Raidve, kes on siis praegu Tartu Maranata koguduses aktiivne. Vaatame, milline juht temast veel kasvab, aga ta on väga põnev tüüp. Ja tema tegelikult see 2025 Põleva Pirni sisu juhib. Ja seal just räägitakse ka kuningas Joosia loost jällegi ja Jumala sõna nagu autoriteedist ja kuidas minna sõnasse sisse. Nii et tema on ka selles episoodis. Et saamegi rohkem Jumala sõnast kuulda ja mida see tähendab ja miks täna veel on see relevantne meie jaoks. Ja, just. Ja siis on meil veel mõned põnevad külalised suht paigas. Aga meile on andnud sisulise nõusoleku tulla siia üsna pea ka Mego Remmel, Kristiina Seppel ja palju muid põnevaid nimesi. Aga kui mõnel nüüd kuulajal või vaatajal on ideid, keda võiks kutsuda või mis teemat võiks käsitleda, siis võib kirjutada siia aadressile ja panema mõtteid kirja. Just nii. Ja. Me tahame, et see oleks igati selline podcast, kus me kuulame ka, mis on inimeste vajadused ja igatsused ja soovid, et mida teha paremini ja keda kutsuda külaliseks, mis teemadel rääkida. Nii et me oleme väga avatud sellele. Ja, me oleme pigem osa kogukonnast ja noored juhid te ise olete ka osa sellest. Kes meid praegu pigem kuulab, siis lihtsalt kirjutage meile kas või Instagramis või kus iganes ja öelge, et tuli selline idee teie podcasti jaoks. Nii, tõmbame otsad kokku. Mis siis veel peaks ära ütlema täna? Ma mainin ka seda, et kust kanalite kaudu meid üldse kuulata saab. Üks variant on siis tegelikult vaadata ka YouTube'ist, aga ka kõik mingid podcasti striimimisplatvormid nagu Apple Podcasts või Spotify või Google Podcasts, Amazon Audible. Nii et loodame, et igaüks leiab sellise omale sobiva kanali, kust kaudu kuulata meid. Ja, loodame, et see sobib teile. Selle peaks ka veel ära rääkima, et kui tihti podcast hakkab välja tulema. Just nii. Ja millal? Kas sina tahad seda öelda? Ma võin öelda. Ma tegelikult küsisin ja teadsin vastust. See esimene siis täisepisood tuleb välja 4. märtsil. Oli 4. märts. Ja see satub olema nüüd, kui me siin salvestame sellel aastal üks teisipäev. Ja tegelikult me siis kavatsemegi teisipäeva hommikuti kell 8 lükata episoodi laivi, aga mitte iga teisipäev, vaid üle 1 teisipäeva keskmiselt. Nii et kui sa kuulaja oled võib-olla teisipäeva hommikul liikumas kooli või tööle ja tahad värske ahjusooja podcasti võtta, siis on see võimalus, aga saab ka tagantjärgi kuulata, mis iganes sobival hetkel. Ja me veidi natuke mõtlesime ka, et kui sa oled selline noortejuht või noortejuhi tiimis sees ja kui sa saad teisipäeval mõne loodetavasti hea idee, siis on aega reedeks või nädalavahetuseks seda seedida. Just nii. Ja. Kas nüüd ongi kõik? Mulle tundub, et on kõik. Tegelikult alles algab kõik. Ja. Igal juhul me laseme sinu, Kadri, tegelema lastetöö projektiga.
aitäh! Palju õnne pere peatse kasvamise puhul. Aitäh! Ole väga õnnistatud ja küll sa siis üks hetk oled jälle siin saatejuhi rollis ka tagasi. Nii on. Ma loodan peatselt siin tagasi olla, väga põnevil, mis sellest podcastist välja koorub. Kõigile vaatajatele, kuulajatele siis ega muud midagi. Järgmiste lugudeni. Tšau! Tšau!